Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere head kuulajad! Tänase saate külaliseks on auhinnatud toote- ja teenuse disainer ning mentor Helen Minaržik. Tervist, Helen! Aitäh! Ja selle saate teemaks on, kellele kuuluvad AI disaini õigused. Väga põnev. Aga võib-olla ennem kui pihta hakkame sügavamat teemasse, et sa oled siin paar korda meil saates käinud erinevates teemadest nagu rääkida. Me oleme varem rääkinud teenuse disainist ja disainisprintidest ja jätkusuutlikust disainist ja miks sa iPhone'is musta režiimi kasutad aku säästmiseks ja looduse säästmiseks. Aga mis on viimastel aastatel oled teinud ja millele keskendunud oma disaini kompetentsides? Viimastel aastatel minu jaoks võib-olla ma alustakski sellest, et suures plaanis ei ole tegelikult midagi muutunud, et kuna mu enda DNA on ikkagi taustalt kunstnik, graafiline disainer, et siis ma üksjagu ikkagi nagu venitan musklit sellel alal ja päris palju ikkagi puutun enamasti kokku igasuguste toote ja teenuste kasutajaliideste kasvatuskogemuste ja teenuse disainiprotsessidega, et laiemalt siis disainmõtlemine, et mulle meeldibki hoida sükest, kuna mul endal on kirjutaust, siis mulle meeldibki hoida nagu käed ka nii-öelda maalised, eks ju, nendes erinevates valdkondades. Aga ma päris palju puutun ka viimasel ajal kokku füüsilise maailma nagu keskkonnaruumidega, et mitte ainult nagu digimaailma tegelikult projektidega. Ja just seda rohkem enda ikkagi sellistes eraprojektides. Eraprojektides, jah. Just. Siis kõlab nagu varsti tuleb uus muuseum sinu kujundatud või? Mitte päris niimoodi, aga jah, järgmine aasta on plaanis näiteks avada täitsa unikaalne kontseptsioon Põhja-Tallinnas, et natukene vara on detailidest rääkida. Aga jah, et just, et nagu tähele panna, nagu, et mis on laiemalt nagu sellest ekraanist tegelikult nagu enda ümber. Et põhiasi, mis ma alati inimestele ütlen, on see, et kõik printsiibid tegelikult ei muutu, et kas sul on ekraan või sul on füüsiline keskkond, et kui sa oskad nagu õiges järjekorras mõelda, siis tegelikult nagu lahendused on mõlema olukorra jaoks täiesti rakendatavad. Nii, et arhitektuuris samamoodi on kontrastide küsimus, mis on fookus, mis on prioriteet, kus on varju, kus on valgust, kus on kõik. Ja võib-olla nagu üks asi veel siia juurde, et mis ma võib-olla eelnevatel aastatel ei ole välja toonud, et ma siiski päris palju käin mentordamas ja loenguid andmas, aga ma olen hakanud kasutama rohkem siukest meetodit nagu flip õppimine. Mis see on? Räägi meile, kui... Ja seda tegelikult rakendatakse, ma sain selle inspiratsiooni tegelikult Püha Johannese koolist, et seda rakendatakse tegelikult nagu siis noorematele õpilastele keskkooli või siis algkooli kontekstis, et kus õpilased õpetavad üksteisele tegelikult, et õpetaja on rohkem nagu mentori juhendaja, annab nii-öelda selle õnge, aga õpilased ise siis lähevad seda kala püüdma. Ja ma olen aastad, et see on eriti nagu praeguses maailmas, kus AI tuleb ka nagu, sorry, aga nagu seenesid vihma sees kasvab, eks ju, et siis kui sa oled nagu näiteks grupis, kus su ümber on 20 inimest ja nemad nii-öelda siis üksteise vahel suhtlevad läbi sinu nagu siis juhendamise, siis sa tegelikult ise õpid selles protsessis palju rohkem, kui sa jõuaksid 6 või 2 jooksul näiteks lugeda sellest samast asjast. Okei, aga kus see flipi sõna tuleb seal? Ehk siis ongi, et õpilaselt õpetajale nii-öelda, mitte nagu õpetajalt ainult õpilasele. Et sa oled nagu ümber flippinud. Podel flip. Just. Okei, et see on, aga ega, kuna ma ise ka tegelen siin koolitustega ja siin Futuristis lansseerisime terve portsu sisekoolitusi sügiseks, et ma kogu aeg klassi eest ütlen, et me koos õpime, et ma lihtsalt olen juhuslikult näoga teie poole. Ja nagu teie need nii-öelda uudishimulikud küsimused või keegi ütleb, et ta on mingid meetodid proovinud ja mina ei ole seda proovinud.
ma kohe suure hirmuga kirja ja järgmine guugeldan ja õpin ja selles mõttes mul ei ole nagu sellega mitte kunagi nagu, et ma nagu sellest punktist üle saanud, et ma pean kõike teadma ja oskama, vaid see on see, et võib-olla fassiliteerin õppimist äkki võib-olla nii palju kui võimalik, et Aga nii ongi kõige, sest praegu nagu me teame ka, et 2 viimast aastat on suureks märksõnaks olnud nagu igas valdkonnas autentsus, et enam ei ole ju niimoodi, et näiteks kui õpilane küsib õpetajalt midagi, eks ju, et siis õpetajad peab teadma seda vastust. Et palju ilusam on nagu vastata nii, et ma ei tea, aga uurime koos, eks ju, siis nagu, et mis on, et nii ei jää nagu seda valet muljet nagu kellegile tegelikult. Just. Ja ma isegi seal IT-koolituses uuringskoolitus, mul on 2 monitori, ees on Figma, kõrval on mingi tühi ekraan, on ju. See Figma läheb nagu telekasse, aga see on tühi ekraani peale, et oota ma korra guugeldan. Aga nii ongi. Ja ma nagu tegelikult sellega näitan inimestele, et see on täitsa okei on guugeldada või teisarult küsida ja teisarult on ohtlik mõnikord küsida, kuna ta valetab totaalselt iga 5 kord, nii et võtke arvesse. Ja, et ikkagi usaldaga kontrolli. Ja, täpselt. Aga mis veel viimastel aastatel, et disaini poole peal toimetan, mis digiprojektides ka lisaks keskkonna? Ei, põhiliselt ongi ikkagi et igasugused nagu ma ütlengi, et kui nagu see digimaailm nii-öelda kõrvale jätta, et siis ma puutun kokku näiteks toote, nagu täitsa nagu isegi nagu toitlustuses tegelikult nagu toote nii-öelda siis nagu disainmõtlemisega, et mis minu jaoks on täpselt, see ongi hea nagu see üleminek. Nagu ma IKEAs käin vaatamas, kuidas see töötab kõik. Et ongi see, et ma ei tea sellest mitte midagi, nagu tegelikult, et kuidas üks seksju nii-öelda siis jook nagu kokku läheb, aga õpid ja uurid ja siis nii-öelda vaatadki, et kuidas see nagu edasi läheb. Et järgmine aasta minu jaoks saab selles mõttes nagu põnev olema, et kui toimubki nagu siis selle Põhja-Tallinna projekti avamine ja pluss nagu siis sinna juurde veel need füüsilised nagu tooted. Saatekülalistel ma esimest korda vist podcast ajaloos avaldan, et kui mul nüüd ka nagu digiteenuste disainimisest mingit nagu villand saab, siis kui Instagrami mul vaatate, siis tegelikult ma pildistan nagu autosid vahepeal, autodisaineriks võib-olla veel ei hakka, aga ma ikka päris palju nagu mingi äge pakend satub kätte, siis ma üritan sellega igast zoom-objektiivi asjadega mingi pocket fotosid teha, mingi prügikasti peal vedeleb mingi väga kauni sildiga tühi mingi limonaadipudel. Ma võin seal 10 minutit istuda ja head nagu šotti pildistada, et see pakendisain, ma arvan ka üks asi, mis ma isiklikult võib-olla lisaks digidisainile. Aga ma julgustaksingi tegelikult, et nii nagu sa ise ütled ka, et ma julgustaksingi tegelikult, et kui sa oled nagu midagi väga-väga pikalt teinud, eks ju, et natukene uudisimu ikkagi näidata mingite teiste asjade vastu ka, et see tegelikult tuletab meelde, et ma sain vahepeal siin ka kutsehariduse tegelikult. Et ma käisin, kuna tuli välja, et sõbranna ajendil ma hakkasin käima meigikoolis, Eesti kõrgemas meigikoolis. Ja tegin selle kursuse täpselt läbi, praegu olen kreatiivi keskel tegelikult ja siis nüüd saan ka teise siis kutsehariduse. Ehk siis jällegi, ja mis see sertifikaadi peale kirja läheb? Lähebki, et ametlik, nii-öelda see ametlik nii-öelda kood on siis B4 baaskursus on siis läbitud. Aga selle eriala nimetus? Ongi meigikunstnik. Okay. Ongi meigikunstnik, jah. Väga huvitav. Et jällegi, et kõik, mis me näiteks sealt juurde saad, et samamoodi nagu, et see on ju ka, et see nüüd õpetatakse nägema, eks ju, mõtlema, kujundeid tähele panema, kommunikeerima, suhtlema, eks ju, arvestama nagu erinevate tingimustega, et nii kaua, kui meil püsib nagu uudisimu ja me ei lähe nagu, et aga nii on kogu aeg olnud, siis see on kõige nii-öelda nagu ohtlikum tee nagu disainmõtlemisest. Disainmõtlemine peaks olema ikkagi kogu aeg avatud ja võimalikult paljude nagu õigete küsimuste küsimine. Ja ongi see, et sa siis ikkagi, mida rohkem sa saad projektidest ennast lükata ka ebamugavatesse kohtadesse, kus sul on nagu võimalus väga palju lapselikke küsimusi küsida, seda peaks nagu hapnik disaineril olema. Mul praegu loen loodusmehe Vahursepa raamatut Peata metskitse mõistatus ja tema on segu selleks Fredi Üssist ja Turovskist põhimõtteliselt ja kus ta kirjutab, ma käisin tema mingit tuuri vaatamas ja kus ta nagu räägib storytelling ja siis ma vaatan, et nagu iga lõik, mis ma loen, ma nagu
disainer ja inimesed on nagu never ei tea, et mingi, ma ei tea, Mägral on siuke issue, eks ole. Ja kuidas, ma ei tea, nagu, kes natukenegi on talumeest, nagu respektib seda või nagu, ja see sa loed ja imestad ja samamoodi vaat mingit dokumentaali vaatad või mida iganes, eks ole, et just, et minu jaoks nagu, ükskõik ka, kus ma käin, et ma ütlengi, et kõige suurem ohumärk on see, et kui sa ei alusta vestlust küsimustega, vaid sa nagu alustad ja oled selle vestluse ajal, et aga teeme niimoodi, et sest niimoodi on olnud. Jah, et just, see on mikromanageerimine just või natukene, et jah, strateegiline juhtimine on küsimuste abil juhtimine ja mikromanageerimine on see, et kuule, võiks niimoodi teha. Täpselt. Jah, täpselt, see on vahe. Kes ei teadnud, nüüd teab. Hiljuti kirjutasid LinkedInis, et disaini või logo eest maksmine, mina siis teen kellelegi disaini või logo, ei tähenda automaatselt, et kõik õigused lähevad tellijale. Et räägi palun täpsemalt, mis värk on? Jaa, et see teema hakkas mind hiljuti just nagu tegelikult sügavamiti natuke rohkem huvitama, et ma praegu ka nii-öelda loen päris palju selle kohta, aga see mõttekäik sai mul alguse sellest, et ma käisin siin suvel Portugalis startup'e mentordamas European Innovation Academy raames. Ja väga tihti, need, kes puutuvad sellega tihti kokku, kuulavad ja näevad seda, et aga mis sa mu logost arvad? See on siuke nagu top 3 alati küsimus. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et me kõik nagu räägime sellest, et hea logo on niimoodi, eks ju, et kirjutasin hiljuti kontrast, negatiiv, eks ju, nii edasi. Aga mitte keegi ei räägi tegelikult sellest, et kuhu või kellele siis kuuluvad nagu täpselt need logoõigused, et kus see nagu piir jookseb. Et isegi kui nagu disainer on nii-öelda meeskonnas, on ju, et mis siis toimub. Ja ma arvan, et esimene oluline punkt, nagu kust alustada, on see, et kui me empaatiliselt korraks mõtleme, me tegelikult kõik oleme loojad, et disaineril on ainuke looja, me kõik loome midagi. Ja kui me nüüd paneme ennast olukorda, et ma olen midagi nagu mõtestanud, nagu sügavalt mõtestanud, ja nüüd järsku ma avastan, eks ju, et seda logo on, ma ei tea, näiteks väänatud või päänatud või ükskõik mida ma olen loonud, et keegi teine on võtnud minu teose ja selle teinud enda omaks. See ei ole just maailma kõige nii-öelda nagu siis ilusam tunne tegelikult päeva lõpuks on ja siis tekivad konfliktid ja halvemal juhul igasugused rahalised trahvid, suhted rikutakse ära ja nii edasi. Ja nüüd siit nagu ongi mõista 2 olulist asja, et õigused nii-öelda lihtsustatult siis jagunevad, eks ju, 2. Sul on autoriõigused ja sul on varalised õigused. Et ei ole nii-öelda õiget ja valet siin vaid oluline kokku leppida, kellele jäävad autoriõigused, kellele jäävad varalised õigused. Et väga lihtne näide on näiteks siin see, et jah, ma maksan nii-öelda siis loojale, et antud juhul siis disaineri näiteks logo loomisest 500 €. Sest et tema panustab oma aega, on ju. Et ta võtab selle hetke, et teha konkurentsianalüüsi, mõtestada, mis on värvid, et me maksame selle aja kinni. Aga näiteks selle töö raames on kokku lepitud, et klient ütleb näiteks, et tellijad ütleb, et ma plaanin seda logo kasutada oma koduleheküljel, oma sotsiaalmeedias ja oma pakendi peal. Selge, need on raamid. Aga nüüd näiteks aasta pärast tellija, antud juhul siis eks ju klient, otsustab näiteks Eestist Lätisse minna oma brändiga. Aga see ei olnud algne kokkulepe. Ehk siis tegelikult kuna automaatselt autori ja varalised õigused tegelikult kuuluvad siiski loojale, ehk siis antud juhul disainerile, siis tema võib täiesti vabalt öelda kliendile, aga see ei olnud meie kokkulepe, eks kuna minule kuuluvad varalised ja autoriõigused, siis tegelikult tema saab öelda, et ja ütleme, et kui see ka lõpeb kuskil nagu halvemal juhul, eks ju, vaidlustega, siis tegelikult antud juhul disainer ikkagi võidab. Okei, meid väga palju kuulab digiteenuste ja tootejuhte, et võib-olla jah, mida võib-olla nende, võib-olla jah, et tellija vaates nagu veel kord võib-olla tugevalt silmas pidada, et see oleks, ma ütlesin, et sul on nagu varalised õigused, autoriõigused, eks ole, et kuidas tellija võiks nagu paremini seda süveneda? Jaa, et oluline mõista siin tegelikult seda, et see on mõlema osapoole kaitsmiseks, eks ju, sest ei looja ei taha ju, eks ju, et tema loomingut nii-öelda siis
nii-öelda heaseks või halvas mõttes, siis tõlgitakse ümber, on ju, ja tellija tegelikult ju soovib ka, et kuna see on suure tõenäosusega üks tema väga olulistest elementidest nagu brändi näos, siis ta ka ju soovib, eks ju, maksimaalselt ära kasutada seda. Ja nüüd ongi nagu siis kahe osapoole vahel olekski hästi oluline kokku leppida, et varalised õigused, antud juhul siis näiteks, et varalised õigused siis sisaldavad seda, et kas logo või siis sümbolistikat või loodud teost võib kasutada geograafiliselt igas sihtpunktis, on ju, nii edasi. Ehk siis kus nii-öelda siis me logo nii-öelda seda visuaalselt näeme. Autoriõigus tähendab seda, et kuna see automaatselt kuulub ka nagu siis ikkagi loojale, et klient võib paluda ka autoriõiguste ümberkirjutamist iseendale. Mida see tähendab, on see, et hästi tüüpiline olukord turul, et näiteks mingi põhjusel on vaja seda logo järsku sinisena kasutada, aga kuna autoriõigus kuulub siiski disainerile, siis tema võib täiesti vabalt öelda, et see ei ole lubatud. Ehk siis kui klient teab tulevikus, et bränd peab edasi näiteks arenema, siis oleks hea ka mõelda, et kellele kuna kuuluvad autoriõigused. Aga siiski nii-öelda loojale jääb alati see õigus, et öelda, et just see sümbolistika on minu nagu loodud, ehk siis nii-öelda nagu siis ka nii-öelda siis ka viidata sellele. Aga siin vahe on siis selles, et kui looja, disainer otsustab varalised ja autoriõigused üle anda, siis varaline õigus sisaldab ka portfoolios tegelikult selle teose kasutamist. Ehk siis kui ta on selle üle kirjutanud, siis ta peab ikkagi tellijalt üle küsima, kas ma võin seda kasutada enda portfoolios. Ja mida me võib-olla veel ei mõista ja mis väga tihti juhtub väga tihti turu peal on see, et kui autoriõigused ja varalised õigused jäävad siiski loojale või disainerile, siis tegelikult talle jääb õigus täpselt seda sama sümbolistikat müüa järgmisele kliendile. Ehk siis miks me saame osta näiteks igasugustest stokk-keskkondadest või Envatost ja nii edasi nagu logosid, ongi sellepärast, et autoriõigused ja varalised õigused on sellel loojal. Ehk siis sina ostad nii-öelda selle sümboli, aga tema võib seda tuhandetele klientidele müüa. Ja halvemal juhul juhtubki see, et näiteks tellija avastab, et keegi teine ettevõte kasutab minu logo, aga see on okei, sest et keegi ei teinud lepingut selle vahel. See on täna võib-olla selle logost ja mingi häkatoni mingi startup, kes sai just võib-olla 2000 € võiduraha, aga siis ta on võib-olla paari aasta pärast on juba saan mingi miljoni investeeringuringid ja sõidab see logoga edasi, siis vaatab, et et veel üks IT-firma kasutab sama logo. Täpselt, aga jällegi, et aga see on okei. Lihtsalt inimlikult see tundub veider, aga niimoodi on Euroopa Liidu õigustes reguleeritud see asi. Väga põnev. Just. Aga sul endal ka olnud mingit case'i, kus nagu on läinud jah, et sul on selle teemaga raske olnud või su kliendil, kelle sina oled teostanud või kuidas läks ja mis oli? No mul on igasuguseid põnevaid olukordasid olnud, et nii nagu me alustasime ka sellega, et nii kaua kui me elame, nii kaua me õpime, eks ju. Ja, täpselt. Et mul on igast seinast seina nagu asja olnud. On mingid ämbrit olnud? No ma ütlen, et kui ma varakult alustasin ja mis on tänapäeval eriti suureks probleemiks, et mille ma tahan ka nagu veel rõhutada, et mina ei olnud näiteks nii, no see oli tõesti ammu, aga ma arvan, et paljud nagu juhtuvad selle otsa, et üle kontrollida, et tõesti sarnases sektoris ei oleks sarnast sümbolistikat. Sellepärast, et enamasti ikkagi disainerid, ma tahaks arvata, et on ikkagi, eks ju, mingisuguse eetikameelega, on ju, et sa ei taha ju kellegile paha, et sa lood midagi suurest vaevast, on ju, ja siis keegi tuleb aasta pärast, aga näed, tal on täpselt samasugune. Ma tahan toidukulleri uut startupi teha, kuna Woldi kasutusmugavus on minu arvates kehvemaks läinud iga aastaga ja keerulisemaks. Et ma põhimõtteliselt peaks kõik Euroopa Liidu riikide nagu kiirtoidukullerite logod nagu läbi vaatama slaididel põhimõtteliselt. Ma soovitaksin teha nagu ikkagi võimalikult korraliku ja põhjuliku turu-uuringu ennem kui minna midagi tegema, sellepärast, et see võib nagu ikkagi halvasti lõpeta, et see näitab ka ju tegelikult tellida seda, et sa oled mõttega asjaga üles, eks ju. No mingi veerand 100 slaidi.
jah, aga õnneks meil on igasugused AI-tööriistad, mis aitavad. Agendile ütled, koosta mul slaidid iga riigis asuvate tegutsevate toidukulleritega ja pane logod slaidile. Ja meil on patendiamet, millega saab rullida, et siin on niimoodi, et mis iganes torust tuleb. Et väga tihti ma kuulen näiteks ka ju tellijate poolt seda, aga ma ei taha sulle näidata või rääkida, mis turul on. Vastupidi, räägi ja näita, et sellepärast, et see aitab limiidid ja piirid tegelikult paika panna. Ega sellega ei vähene tegelikult disaineri loovus ju. Et see lihtsalt annab talle infot, et kuhu mitte minna. Just, see on koostöö. See on inimlik koostöö ikkagi päeva lõpuks. Ja ma arvan, et kõige paremad, et disaineri ja tellija suhtled ongi alati hästi usalduslikus koostöös. Et kui seda ei ole, siis see suhe katkeb väga kiiresti. Et, sest ma ütlegi, et näiteks ka kui vaadata, et miks näiteks ka ju paljud nagu kliendid nagu graviteeruvadki disainerite poole, kes ongi rohkem kaasamõtlejad, et mitte ei tee nagu siimoodi, et nii oli vaata, eks ju. Et sealt tulebki nagu see eksperdi ja spetsialisti vahe. Aga võib-olla kokkuvõtteks paar asja, et mis probleemid võivad tekkida, kui õigustus ei lepita, sa natuke rääkisid ennem sellest, aga nagu vahe kokkuvõtteks, kui ei lepita selgelt kokku. No 1-2-3 soovitused. 1-2-3 soovitus. Halvemal juhul see lõpeb muidugi rahaliste trahvidega. Lepingutrahvid. Ja lepingutrahvid, et niimoodi ikkagi on. Teiseks, inimsuhted on rikutud, eks ju, neid on ka väga raske taastada, tahaks rõhutada. Ja kolmas asi, et millega ma ei arvasta, et just see sama, mida ma mainisin, et kui sinu pealtnäha makstud logo müüakse edasi järgmisele ettevõttele, sinu brändi unikaalsus ei eksisteeri. Me ju kõik tahame unikaalset brändi siiski omada turu peal. Just, ja need, kes ka portfooliot tahavad oma portfooliosse asju näidata, siis peavad ka selle kokku leppima. Ilma näljata. Täpselt. Et selles mõttes. Ja ma ise on ka läbi aastat, mul on paar partnerit, kes on just nagu selle nagu IT-õiguse, IT-autoriõiguse peale nagu keskendunud ja aitavad mul lepingud läbi vaadata ja nendest nagu asjadest hoiatada, et tegelikult nagu mõlemal poolel kaasata natukene sellist juriidilist nõu, et see minu meelest päeva lõpuks teeb nagu kuidagi koostöötunde kindlamaks, kuigi see on okei, et mis pommitad mingite lepingute asjadega edasi-tagasi, aga pärast hiljem nagu hoiad ära neid lihtsalt, teemad lähevad suureks, mitme aasta pikkuse koostööd, börsiettevõtted nagu igapidi. Sest et me kunagi ei näe ette võib-olla seda, et milliseks bränd võib kujuneda, eks ju, ja siin ei ole nagu, need teemad on igavikulised. Et neil ei ole nagu selles mõttes, et aastaga see muutub irrelevantseks. Et need teemad on igavikulised, et mina soovitaksin küll võtta nagu hetk, et need asjad korralikult nagu läbi mõelda, et kõik tunneksid ennast tegelikult mugavalt selles koostöös. Ja tänapäeva maailmas on need lepingutele ligipääs nii lihtsaks tehtud, et igasuguseid malle saab igalt poolt tõmmata. Enamasti Eestis vähemalt on disainkogukonnad väga head, kus saab alati nõu küsida. Sotsiaalmeedias on tohutult linke, meil on ChatGPT, eks ju, et nagu võta kõik abiks, mis sul vähegi nagu olemas on. Täpselt. Võib-olla natuke seadusandlusest ka, et mis on siis Euroopa Liidus ja mis on nagu Eestis? Või on see... See on sama ikkagi, ja kuna me kuulume ikkagi Euroopa Liidu alla, et siis me oleme ikkagi selles ühes nagu ruumis. Et jah, seal tekib... Autoriõiguse seadus on see Euroopa Liidu oma. Just. Et siin tekivad arvatavasti mingid erisused, nii palju kui ma olen kuulnud, et siiski nagu Aasia, Ameerika, Aafrika vahel, aga ma nii täpselt neid nüansse ei tea, et kuna ma ei puutu nagu nii tihti. Lõpuks peaks see direktiivid peavad kõik Euroopa Liidu riigid sisse juurutama. Et see käib, see töötab ja Euroopa Liidu autoriõiguse seadus. Just, ütleme veel võib-olla vahekokkuvõtteks, et mis võiks olla lihtsama lepingu struktuur, kui te võtaksid sellise toiduretseptina? Jaa, et kõige esimene asi, leppida siis kokku, kellele kuuluvad varalised õigused, kellele kuuluvad autoriõigused. Et siis mina soovitaksin ka isegi, kui varalised õigused antakse üle,
et siiski esimeses lepingus väga täpselt nagu ära sätestada kirjeldusega, mis on siis need tehtavad tööd nii-öelda, et näiteks, et looja siis näitab, kuidas see logo pakendil välja võiks näha, eks ju. Et see tööde täpne kirjeldus võiks ka kindlasti seal olla. Kui on mingisugused limiidid, siis need võiksid ka kindlasti välja olla toodud, et mingid piirangud. Kindlasti peaks olema mainitud kuupäevad, kuna antakse tööd üle, kuna antakse autoriõigused üle. Kindlasti võiks summad olla kaetud, et isegi kui nad on ära jaotatud nagu üle nende kirjelduste, kuna need summad üle makstakse, siis ma kindlasti eriti nagu looja poolt, kui jällegi, et nagu ma enne mainisin, et kui ta otsustab üle anda varalised õigused, siis see tuua näiteks väga hea klaus on see, et kas ma võin seda portfoolios kasutada, kas ma võin seda portfoolios 1 kord kasutada või ma võin seda portfoolios kasutada 10 korda, et jälle numbriliselt ja nii-öelda dimensioonis peaks selle kõik kokku leppima ja garantiitööd, et kas, mis need garantiipiirid on, et kas garantii on ka siis piiritu näiteks 3 aastat või garantii on näiteks iteratsioonide põhiselt. Mis sinu kogemuses on olnud garantii case? Näiteks sinu klientidel, sinu suunas? Mina nii-öelda siukse hästi lihtsa reeglina pakun, et garantii sisaldab 3 iteratsiooni, mis ei ületa, sõltub nagu nii-öelda siis juhuses, eks ju, aga mis ei ületa nagu siis teatud tundide arvu selle töö nii-öelda siis iseloomust nagu lähtuvalt. Aga mis sul on kogemusel, mille pärast garantiisse tullakse? Kas see on see klienti osa midagi tellida või disaineri osanud ette näha, et see logoga on vaja, ma ei tea, mingit T-särgile panna ja esimene täiesti suvaline näide, mis mul pähe tuleb praegu, isegi ei tule logodest mul meelde, vaid mul tuleb raamatudisainist meelde. Et mul kunagi juhtus siukene olukord, kus ma tahtsin teha sellist hästi ägedat triipkoodi raamatule, et kus need triipkoodi otsad olid pintslid. Aga ma tegin kogemata selle triipkoodi liiga väikse ja siis masinad ei suutnud seda triipkoodi tegelikult lugeda. Ja siis, mis me tegime, oli see, et ma disainisin siis eraldi kleepsud, mis olid nagu õiges proportsioonis ja siis need kleebiti sinna triipkoodi nagu peale. Minu jaoks see on näiteks, eks ju, garantiitöö antud juhul. Näiteks, siuke hot patch. Jah, täpselt. Jah, et inimlikult ikka juhtub. Jah. Just. Okei, et siis ongi see, et kes teeb, tema nagu vastutab ja lahendab see probleemi ära, et selles mõttes sükses võib olla. Okei, lähme nüüd meie saate põhiteema juurde, on siis, kui disaini loob tehisintellekt, siis kellele need õigused tegelikult kuuluvad? Jaa, see on tegelikult väga huvitav asi, sellepärast, et hetkel on kokku lepitud niimoodi, et kui tehisintellekt loob logo, siis autoriõigus ei kuulu mitte kellegile. Autoriõigus saab, ühesõnaga selleks, et hakkaks autoriõigus kehtima, selleks on sul vaja inimest. Ehk siis inimene on tegelikult see, kellele rakendub nagu autoriõigus. Ja nüüd, mida võib teha, on see, et mida ma vist eelmine kord ka hästi palju rõhutasin, tehisintellekti tööriistad tänapäeval on ikkagi tööriistad. Me ei saa neid lugeda ikkagi siiski hetkel nii-öelda nagu tööde asendajaks. Aga toob Illustrator. Ka tööriist. Ta on tööriist, muidugi ta on tööriist, jaa. Ehk siis, kui ma kasutan tehisintellekti genereeritud logo, mis see siis tähendab, on see, et näiteks, et ma võtan selle logo ja nüüd näiteks kui keegi teine inimene, kes täpselt sarnase promptiga jõuab sarnase tulemuseni, neil mõlemal on õigus tegelikult, nad mõlemad võivad kasutada seda asja piiritult. Aga autori õigus näiteks tekib siis, kui ma kasutan tehisintellekti genereeritud tulemust ja mudin seda enda käekirja ja enda nii-öelda kriteeriumite järgi rakendades iseenda nagu autori siis loomingut, siis kuulub jah nii-öelda nagu, et sa pead viitama sellele, et tehisintellekti nii-öelda kasutati, aga autori õigus kuulub siiski sulle. No võib-olla siis ma kerin tagasi sinna aega, kus ka, ma ei tea, veebidisainis igal pool olid ka need mingisugused valmis tükid ja Team Forestid ja WordPressid ja põhimõtteliselt ju pandigi ju, ma ei tea, Figmas lihtsalt screenshot sellest inspiratsiooni asjast endale vesipildina taustaks laias plaanis, aga sul on ikkagi kohustus siis nagu paremaks ja oma käe järgi siis kuidagi ümber disainida ja siis selle kohta on siis väljend ka, või raamat on olemas isegi Varasta nagu kunstnik, Austin Kleini Still Like an Artist, ehk siis ongi see, et sul nagu karma on puhas ja kõik on puhas, et
et sa võid selle, ma ei tea, mingi Apple'i veebi avalehe nagu mõlemas üle joonistada, aga ta peab olema mitte äratundmiseni või äratuntamatuseni ja siis teistsuguseks tehtud sinu stiili ja sinu käe järgi. Just, ja siit tulebki, eks ju, see suur lai teema, et jällegi, et me elame nagu ikkagi hetkel siuke, et vabas maailmas nii-öelda, eks ju, et see ametlik, minu arust see ametlik termin on ka fraud syndrome, et miks väga paljud nagu tunnevad, et nad on kuskilt nagu kasutanud mingit põhja või allikat, eks ju, ja siis nad tajuvad, aga see ei ole ju minu looming tegelikult, eks, et väga paljud disainerid ka tegelikult kuidas ma ütlen, nagu sisemiselt peavad pidevalt nagu siukest võitlust, on ju, et ma käisin näiteks Itaalia reisil, ma olin nii inspireeritud, on ju, siis tuled koju, lood midagi, aga sul jääb kogu aeg see nagu selja peale see sügelus, et aga see ei ole nagu päris minu oma, eks ju. See oli see Itaalia mingi tänava arhitekti mingisugune graafika seal ja ma panin nüüd selle kinnisvara ettevõtte K-tähe alla. Aga kui sa oled, aga jällegi, et kuidas sa saad luua midagi, kui sa 4 valge seina vahel istud, on ju, et me paratamatult oleme kõik inspireeritud. Et minu jaoks isiklikult see on isegi soovitatav, on ju, et kui sa tahad kiiresti heaks spetsialistiks saada, siis ongi see steal with pride, but make it your own, eks ju, et see ikkagi enda omaks nii-öelda päeva lõpuks. Just, et ma nüüd siin olen, nagu sa tead, olen siin väga elevuses siis Apple'i iOS 26 sellises sellest siis nagu inimmasin human machine interface'i loogikas, nad tegid nagu nendel kunagi oli siis selline füüsilise objekti meenutav disain täitsa alguses nii iPadis kui igal pool oli siis geomorfism, kus siis e-poeraamatud olid puust raamaturiiulil ja mingisugustes audiorakendustes olid alumiiniumist varjuga keeratavad nupud põhimõtteliselt, helislaider ja siuksed asjad olid kõik nagu, see lõpetati ära, mingi, ma ei mäleta palju see oli, mingi 10, ühesõnaga iOS 7-ga lõpetati ära, tuli kõik on siuke flat, kõik on minimalistlik ja nüüd tuldi siis tagasi sellise, nagu nemad ise ütlesid, et neil on klaasitükk laual või nagu meil siin veeklaas, et siis see kõik, mida ma siis võtan siin veeklaasi siit ekraani eest läbi, kõik ma vist läbi veeklaasi näen, et siis see annab sellise optilise erisuse iOS 26-l. Ja see on nagu liquid käes ja siis ma hakkasin mingisugust YouTube'i videot vaatama ja seal oli pause ja play nupud ja siis ta ütleb glass ja siis ta äkki liquid, liquid. Ja ma vajutan seda, tead, mida ma vajutan või? Nii? Paganama millimallikat. See ei ole üldse meeldiv. Täpselt, et vaatad, et kuhu see, et okei, sa võtad, jah, et klaas, mul on klaas, ma veeklaas käes, eks ole, ja siin on tõesti, ta on kõva ja klaas on kõva ja kõik on tore, aga siis mis see liquid tähendab, siis vaatasin, nagu pause ja play nupud videoplayeris ja siis on, ma vajutan millimallikat, siuke nagu ebameeldiv asting tegelikult. Et aga jällegi nemad inspireerusid. Aga nii, nad ütlesid, et see on nende inspiratsioon ja see on nagu täitsa fine. Aga see on ka ju huvitav dimensioon sellest, et väga paljud minu arust on see väga õige nagu seda protsessi kirjeldada, et miks see suhe peab olema ainult nii-öelda tellija ja siis selle looja vahel. See suhe on ka tegelikult kasutajate vahel, eks ju, et kes seda tarbivad, on ju, et mis tunne neil tekib, et mis nemad sellest arvavad. Et see edu ju sõltubki nagu sellest, et rääkidagi inspiratsioonist, on ju, et kas midagi on sarnast turu peal nii edasi, et ainult niimoodi tulevadki kõige terviklikumad ja tervemad lahendused välja. Just, aga selles mõttes, et iOS 26 fännidele siis ka, või ma ei tea, et meil tuli Euroopa ligipääsetuse direktiiv juunikuus, mis siis ka kontrastsusele ja asjadele nõuded sätestab, et ma ei kujuta ette, kuidas need mingid teatud nagu klaasi peale kuvatud nagu valged tekstid, nagu siia veeklaasile, ma kirjutaks nüüd valge fondiga, et kuidas see kontrastidele mõjub, et vaatame, mis Apple selle asjaga nagu hakkama saab. Põnev jälgida. Need mustvalgeks saab telefoni keerata vaegnägijad ja kõik. Aga küll ma pean isegi ütlema, et vahepeal nagu ma näinud ise ka lahendusi, kus esimese instinkti pealt ütleks, et see küll ligipääsetavusele ei vasta. Aga kui sa hakkad nagu vaatama neid nõudeid, kõik kattub perfektselt. Et selles mõttes, see on ka nagu see just, et me jõuangi tagasi selleni, et sa pead mõistma nagu, mis on need limiidid ja siis selle raames nii-öelda siis seda loovust rakendama. Disainid on piirangul, kunstil tavaliselt ei ole. Tee, mis tahad, maaslaani skulptuure, disainid on piirangud kogu aeg. Et selles ongi nagu suurem vahe. Aga võib-olla siin natukene hakkasime juba AI osas torkima ja ma siin viimasel ajal, kuna ma ise ka väga palju, kuidas ma ütlen siis,
disainerina lasen AI-l väga palju lolli tööd ära teha. Lihtsalt, minu nagu eetus. Ja kuidas sina oma töös UX disainis AI-d kasutanud ja mis väärtus sul on seal olnud? Jaa, mina kasutan AI-d, võin öelda tänaseks päevaks igapäevaselt ja mitu korda erinevatel eesmärkidel, täiesti erinevatel eesmärkidel, et kõige huvitavam minu jaoks võib-olla isegi siiamaani nagu ChatGPT tegelikult piirid ja võimekused, et näiteks mul tuleb 2 hiljutist näidet meelde, et ma siin suhtlesin ühe disaineriga mõned kuud tagasi ja siis ta ütleb mulle, et issand, et mul on nii palju nagu neid screenshot'e, et ma ei jaksa neid tekste ümber kirjutada. Siis ma küsin, aga miks sa neid pilte ChatGPT-sse ei pane, ütle, et kirjuta mulle ümber. Ta ei tundki selle idee peale, eks ju. Et või siis ma suhtlesin siin ka ühe teise isikuga, kes soovib uut retseptiraamatut, eks ju, siis turule tuua. Ja siis ütles ka, et ma olen siin mõelnud, et võiks hakata nagu maalima. Ma küsin, aga miks sa ChatGPT-ga ise ei maali, vaata? Aga ma ei teadnud, et saab pilte teha. Ehk siis, no minu jaoks nagu ChatGPT on tõesti nagu siuke, et vahepeal ma nüüdseks ma kasutan teda isegi niimoodi, et kuna seal on see kuulamise funktsionaalsus, et ma loen nagu mingid enda suvalised nagu mõtted talle ette. Transkribeerid sisse kas või 5 minutikku või? Ja ütlen talle, et palun korrasta mu mõtted, eks ju, ja siis kopeerin selle nagu ümber kuhugile. Et minu jaoks nagu see AI peab muutuma selliseks natuke nagu instinktiks, vaata, et kui ma seisan mingisuguse probleemi või küsimuse ees, et see intuitiivsus nagu pöörduda tema poole. Ja no ma selles mõttes mina arvan, et ma ei erine nagu mitte kellestki aktiivsest disainerist turu peale, et ma kasutan kõiki enam levinud AI tööriistasid Midjourney'st kuni lõpetades, eks ju, chat, Adobes, Figma plugined, nii edasi. Aga ma siiski jälgin ka sellist veebilehte nagu Runway, kus on väga head AI uudised, et kuna jällegi, et neid AI tööristasid tekib ja tuleb ja läheb, eks ju, et siis ma proovin nii palju, kui nagu aega ja ressurssi on, et katsetada ka erinevate nagu turule tulijatega, et meil on siin igasugused Perplexitid, ja siis on Slacki integreeritud nende AI-d, meil on Copilotid ja nii edasi, et üks nagu osa minu jaoks ongi see, et need igapäevased AI tööriistad, et mis on hästi tuntud ja siis nagu jätta natukene ruumi, et proovida ja leida enda jaoks midagi uut ja põnevat. Just, et seal et kogu aeg mõte töötab, et peaks midagi nagu kuuled uudis nokid, korraks login sisse, katsetan, vaatan, kuidas on ja et lihtsalt proovi vaata, et sest meil on ka ju igasuguseid rakenduses, eks ju, nagu äppe nüüd, mis sa saad tõmmata, et millega saab ju katsetada seinast seina asju, et ma ei tea, tühja ruumi pildistamisest kuni nagu äratäitmiseni ja ma ei tea, eelarvete kokkupanemiseni ja edasi. Aga jah, see põhirõhuasetus ongi see, et kuna nad on tööriistad, siis usalda, aga kontrolli. Nagu kindlasti kontrolli nagu see sisend üle, Et jah, võib-olla minu meelest see pildi asi on just päris huvitav, et sama hästi saad sa oma, ma ei tea, mis meil on siin kehva kasutajakogemusega, minu meelest see COP24, mingid kontrastsusteemad ja asjad ja minu jaoks, võib-olla kellegi teise jaoks ei ole, aga samamoodi, kes on toote või valdkonna juht, ütleme, COP24 tahab siin nüüd sügisjopedega nagu nagu hagu anda samas olukorras, kui meil 100 tonni kraami tuleb temust ka seal hulgas on sügisjopesid ja e-commerce peab konkureerima temuga tugevalt, et kuidas et võib-olla kuidas sellise oma tootekategooriale kasutajakogemust tõsta, siis tegelikult sa saad täna oma veebist screenshotid võtta, tõsta need Figmasse üksteise alla low-endile. Või teatud pluginatega full screenshotid veebist võtta, COP24 tooteleht koos ristmüügi, juurtemüügi, muulte asjadega on Mobla vaates siit laest kuni põrandani, tegelikult, kui kes tahab kerida. Aga siis sa saad selle AI-le anda nagu terava pildiga ja paluda selle infoarhitektuuri ära kirjeldada. Ja saad AI-lt küsida, et kus võiks suurendada nagu mingit kas info osas või kokku tõmmata, et kasutajatel oleks selgem. Saad nagu alternatiivseid kontseptsioone lasta teha juba infoarhitektuuri tasandil. Ja siis järgmisena võtad siin, kes meil on Lovable Dev ja sinu lemmik
see Blinkit, jah? Jah. Ja, Just, et lava peal Devis lased selle infoarhitektuuri pealt lasta siis alternatiivse prototüübi e-poe vaatele ja siis AB testida, siis varianti testida klientide peal ja vaadata lihtsalt ma just tahtsin sama rõhutada, et kui AI-d kasutada nagu ükskõik millises disainprintsiibis, vahet pole, kas me räägime klassikalisest tootearendusest või disainmõtlemisest või sprintimisest, siis põhiasi on see, et nagu mina soovitaks kasutada seda ideestamiseks. Et hea küsimus ei ole see, et mis ma võiksin teistmoodi teha, vaid hea küsimus on see, et anna mulle näiteks üks isegi halvasti, aga et anna mulle 3 kuni mitu mõtet, et mis ma võiksin proovida ja siis sina lähed, eks ju, katsetad, et mis tegelikult kõige paremini. Et valideerimiseks ja konstantselt selleks nagu ideede genereerimiseks on tegelikult kõige parem nagu see koht, kus seda kasutada. Ja. Just. Ja no tegelikult ma jälle kohtun väga paljud suurte klientidega kokku ja börsiettevõtetega ja jälle märkan tegelikult juba rutiinsel tasandil AB-teste, nagu, mis oli kunagi ennem kui UX üldse nagu hakkas kuskil liikuma, oli nagu programmeerijate tasandil, et proovime, kas sellel nupul, musta värvi ostu nupul on veel alternatiivseid võimalusi seal CVI raames, millega nagu mängida, et see nupu vajutamine oleks nagu kutsuvam või midagi sellist, eks ole, ja ei tehta. Ja imestan. Ja ka täpselt, et me jõuamegi tagasi see, et kui sul enne AI ajastu. Just, et kui sul uudishimu ära kaob, et sa lepidki sellega, et see nupp ongi siukene viimased 5 aastat olnud, siis me ei räägi enam disainmõtlemisest või disainimisest, eks ju. Et siis me oleme ära kaotanud selle maagia tegelikult. Ja siis on ups, et miks me e-pood ei müü, aga samal ajal demust tuleb 100 tonni kaupa iga nädal sisse ja seal on mingisugused mängustamised ja igasugused peidetud ühesõnaga mingisugune käib täieliku mängustamise tasandil ja siis meil mingi e-poolt siin mõtleb, et et ma ei tea, 15 aastat tagasi oli fassaad samasugune. Täpselt. Et siin käibki nende kogemuste disainis. Et päris ägedad ja muidugi need igasugused erinevaid pluginaid proovida ka kindlasti ma võib-olla päris head pärlid, et minu meelest näiteks Figmas on mul lemmik, on see HTML2 Design by Riots, et tõesti samamoodi selles minu lavapeal Devis või sinu näidatud variandis, et siis uus prototüüp on programmeeritud kujul, siis tõmmata Figmasse ja seal siis nagu mingisugust nagu fine-tuningut teha või siis autoriõiguste raames endale juba oma nagu kunstniku või looja nagu kiht peale panna ja see hoopis teistsuguseks disainida, mida ma tegin väga edukalt aastavahetusel. Ja täpselt, et ma olen ka igast katsetusi näinud, et logode disainides kuni fontide disainis pildid kõige tavalisemad, eks ju, et lihtsalt et nagu teha endale selgeks, et kus need piirid jooksevad ja iseenda see mugavustsoon, eks ju, seal vahel leida. Nii, ja siis võib-olla siis futuristi leivanumbrite valdkonnas disainisprendida, et siin jätkuvalt juba mitmendat aastat tänan või kui Helenik on külas käinud, et omal ajal ma olen 10 aastat tagasi disainisprendi protsessi juurde, ma olen Tanutas, sinult ma kuulsin seda esimesena ja ma töö ringiga jälle tagasi 10 aastat hiljem, et kas sa disainisprendis oled proovinud AI mingis etapis mingid workflow'sid ja kiirendada seda, kuigi algselt oli disainisprint, et et mingisuguse 6 kuu ärianalüüsi tõmbame nädala peale, siis seda saab siis hakkida erinevateks nädalateks või mis iganes, et tegelikult veel võimalus. Just, et ma ise nagu viimaste aastatega ei ole tegelikult disainsprintidega otseselt tegelenud, et kuna ma ise olen rohkem nagu sellises tootekeskses nagu maailmas siiski opereerinud, aga ma arvan, et jällegi ka tootemaailmas sa täpselt samamoodi, sa oled nagu nendes disainsprindi faasides sees, ma kasutan kogu aeg kogu aeg nagu et siin ei lõppe nagu see ära, et kas või nii lihtsatest asjadest, et ma ei tea, ma toon suvalise näite, et näiteks, et registreerimise vaade, et mis on kõikvõimalikud veateated, mis saavad juhtuda, veateated, eks ju, jälle ma ideestan koos, eks ju, tehisintellektiga ja nagu temaapika siis ka mõtlen nagu mingid workflow'sid läbi ja veel omakorda rakendada võib-olla, ma ei tea, seal teksti genereerimiseks näiteks on ju, aga muudan seda natuke enda omaks. Et mul on suhteliselt tihti, et kui ma olen ikkagi töörežiimil, et siis mul on paralleelselt niimoodi mingi
pool ekraani AI lahti ja siis pool ekraani ma teen seal mingeid muid asju. Kõrval ekraanil AI lahti. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Üks asi, mis ma nüüd hiljuti proovisime, toimus Koodijõhvis siis Ida-Viru Hubis filmitööstus ja multimeedia häkaton, eelmine nädalavahetus. Ja ma olin seal siis üks mentoritest ja ka koolitaja ja nende tellimus oli mulle, mida ma pakkusin ka, et proovida häkatoni 48 tunnist esimest päeva disainisprindiga, aga see 4 päeva on muidu protsess, et see nagu nii kokku pressida on keeruline koos valideerimisega, aga siis ma ikkagi võtsin härjalisest sarvist ja siis mõtlesin välja AI workflow'd. Ja siis, kui te YouTube'ist lähete Futuristi kanalile, seal on see video ripub üleval, mis oli see häkatoni jaoks tehtud, siuke pool tundi koolitust. Ja seal on kaasas ka siis Miro põhjad, siis HSmarti agentuuri, HSmart, kes siis disainisprinti on Euroopas kõvasti koolitanud. Et nende nii-öelda Miro põhjad ja lingid nendele tööriistadele ja kõik on seal YouTube video kommentis ka, et siuke open source asi. Ja siis täitsa äge oli näha, et ma arvan, et siuke pooled tiimid ühel või teisel kujul lasid mingis etapis, kas on siis mingid väärtuspakkumise põhimõtteliselt strateegiline eesmärk või mis iganes sammud seal on, nad kasutasid siis AI abil nagu workflow kiirendamist ja tuldi tagasi ringiga, et good stuff, et selles mõttes. Ma olen 100% nõus, sest ma ütlen ka nagu, et lihtsalt, et nüüd meil on üks uus või äge tööriist nagu juurde tekkinud, mitte midagi nagu tegelikult rohkemat. Ja seal oli isegi täitsa siuke koht, et ühel oli nii spetsiifiline mingisugune nišš mingisugusest teenusest ja siis oli reede õhtu kell 6 ja nad ei hakanud ühelegi teenuse osutajale nagu helistama, kuidagi, et nad ühtegi numbrit ka polnud, kutid mingi teised kursused IT kolledžist, aga tähendab seal Koodijõhvist. Ja siis ma ütlesin, et näed, et ChatGPT, palgu ChatGPT-l 5 minutit 2 kõne spetsialistidelt selle nagu probleemi hüpoteesi ümber arutamas, mida tahate lahendama hakata. Et las ta genereerib sellise nagu rollimängu nagu väljakutsetest. Ja siis tüübid seal nagu ohoh, nagu said seal mingit tosin insighti nagu. Ja ma hakkasin omavahel arutanud nagu mitu tundi seda. Aga see on, UX-is on see täiesti teema tegelikult, ja ka selleks on eraldi neid AI tööriistasid olemas, et kus ongi prototype-persoonad, et kellega sa saad nagu vestluseid ja skripte läbi käia, et just täpselt sellistes olukordades nagu sisendid potentsiaalselt nagu saada. Et siuke roleplay, mingi custom GPT, mingid abimehed luua ja kütaga. Täiesti okei, täiesti julgustatud isegi. Just. Et kui mõtled ka, et ja tegelikult selle asja ühe buzzword on Stingray, mis ma olen kuulnud, Stingray on siis see, et sa AI abil kiirendad alguses seda disainmõtlemise protsessi siis kuni selle inimesega valideerimiseni. Niisugune graafika Stingray selle mere loomakese kujuga, eks ole. Ja täpselt nii ongi, et sa võib alustada need kliendi intekad, just kui teed nende AI persoonadega natukene nagu hüpoteesis, kuigi seal võib jällegi mul, ütlen, iga 5 korda AI valetab minu arvates. Et tuleb üle kontrollida, aga samas jälle, et ikkagi sa jõuad hästi kiiresti prototüübini ja siis hästi kiiresti inimestega valideerimisega, päris inimestega, et see on nagu jällegi äge. Hästi nõus. Cool. Võib-olla siis veel natuke siin tööriistadest juba rääkisime, et võib-olla keeraks telekakanali oskuste peale, et ma ei tea, mis ma ütleb täna siis, kas ise õppinud või siis Kunstiakadeemiast väljunud digiteenuste disainer, mis su tundub, et tahaksid talle nagu öelda siin juba väga pika ise nagu disaineri kogemusena, et mis siuksed top 3, top 5 asja tal peaks nagu olema, et selles nii-öelda keskkonnas hakkama saada? Kui ma peaksin 3 siukest top asja valima, siis ma kindlasti ütleks, et
et number 1, no nagu mitte selles järjekorras, aga top 3 asjad, mille keskenduda, kindlasti endale tööriistad väga hästi nagu selgeks teha, mis iganes tööriistasid otsustada hakata kasutama, tunda ennast mugavalt AI-d kasutades, mitte nagu, et ma pean jälle AI-d kasutama. Me räägime custom GPT-d, agendid, ja promptid, assistantid, mis iganes nagu sinna alla läheb, et kaasa arvatud Figmas ennast väga mugavalt tundmine, sellepärast, et see on ikkagi see, miks enamasti sa teed ju kliendiga koostööd. Tema ei oska, aga sina oled ju sinna aega ja energiat panustanud, et teha endale need tööriistad selgeks. Figma page'id ju ka tulid välja. Oi, seal on ainult mitte see, seal on 5 erinevat toodet. Ja ma soovitan need 5 erinevat Figma toodet läbi vaadata, et põhimõtteliselt Figmast ei saa tänaseks päevaks enam mööda vaadata, et see on nii kõige nagu keskmes tegelikult. Et tööriistad endale väga-väga hästi selgeks teha, siis ja võtta aega ja rahulikku meelt selle jaoks, siis kindlasti teine asi, mis on mitu korda siit ka läbi käinud, et just see kasutaja keskne mõtlemine, et lause ei saa alata sellega, et aga üks inimene ütles mulle või mina teen alati niimoodi. Mina arvan, et kliendid vajavad täpselt, seda. Just. Et sa pigem pead küsima, et aga äkki nemad vajaksid, sa nagu küsimuse vormis esitad nendele ja siis sa hakkad valideerima ja otsima neid vastuseid sinna vahele. Et aga lahtudes ikkagi sellest, et sa nagu astud sellest enda minast väljapoole, et kes need teised inimesed siis võib-olla dramatiseeriks, et kui mõni teenusejuht on omal ajal väga hea teenuse välja töötanud ja haldab seda ja ütleb, et kliendid, ma tean, mida kliendid tahavad ja see töötab ja siis samal hetkel üsna tõenäoliselt kuskil hackathonil mingi 2 noort tüübi arvutitega häkivad konkurentsi. Ja, just. See on see olukord. Täpselt. Ja siis, see 3. asi, mis mina rõhutaksin sinna juurde, ongi täpselt nagu sa isegi ütled, et üle kommunikeerimine, reaalselt üle kommunikeerimine kõiges, nagu kõiges. Jah, sa ütlesid seda 1 korda, aga suure nõudlusega pead sa ütlema ka seda 3., 5., 7. korda. Ja pidev koostöötahe, sest et ma nagu, sul võivad olla nii-öelda nagu ükssarvikust, eks ju, väga suured superstar disainerid, aga nende edu on ka tegelikult meeskondade vahel ja pidevas nagu koostöös, et konstantne networking, teistelt ideede saamine, probleemidest rääkimine, et kui ei ole seda üle kommunikeerimist ja mõlema poole pealt ja siis seda koostöötahet, see on väga raske tegelikult turu peal opereerida, et sa ei saa üksinda kuskil arvuti taga nokkida neid asju. Ja siis sinna omakorda kõige selle paketi juurde kuulub, eks ju, just nagu see eetiline, õiguslik ja kõik see mõistmine on ju, et kui ma loon midagi, et millest me siin pikalt rääkisime, et teha nagu see pool endale väga-väga selgeks. Varasta nagu kunstnik. Just, et lepingud, eks ju, tähtaegadest kinnipidamine, et kõik nii edasi. Ja mida rohkem aeg edasi läheb, siis minu jaoks alati väga hea paralleel on, eks ju, autoga sõitma õppimine. Et samamoodi, kui Figma on alguses sinu auto, on ju, et issand, kuidas ma seda käiku vahetan ja kuidas ma sealt päästnud üles lähen. Just, ja siis, aga lõpuks see muutub sinu jaoks nagu süsteemseks mõtlemiseks. Et kui sa tunned, et sa oled mingi probleemi ees ja sa juba näed 3 võimalikku teed, kuidas jõuda nagu sinna sihtpunkti, kuhu sul vaja, või siis sa oled jõudnud nagu sellesse süsteemsesse mõtlemisse. Aga alguses ma keskenduks nagu nende 3 asja peale. Võib-olla jah, ma olen ise siin natukene ka IT-projekti juhi leiba mõned aastad teeninud ühes suurettevõttes, kes tahab guugeldada, aga seal ka projekti juhtimise täna väga hea, ütleme, IT-projekti juht või tootejuht või jällegi seesama üle kommunikeerimise oskus ja koostöö ja suhtluse oskus ja ma mäletan, mis oli mingisugune väga suur see meie siis Bolt, eks ole, kaasas mingi väga suure hunniku raha ja siis seal oli üleöö oli, minu meelest oli mingi 50 product designer kuulutust, et vaatasin, mis värk on, et mingi product designerid on nii palju vaja. Ja siis tegelikult vaatasin neid CV nõudeid või siis seal oligi, minu meelest 2/3 oli tavaline UX disainer tegelikult ja 1/3 olid just see, 1/3 sees oligi projektijuhtimise oskus, väga kommunikatsioonioskus ja siis nagu äri mõistmine, et just, mis on toote elukaar, kuidas toote nii-öelda arenduseks või ülalhoidmiseks, siis tulud peaks ületama kulusid pikaaegselt, et
nagu see nurk on ka juures, et noh, täpselt samad asjad, mis sa tegelikult räägid. Jaa. Ja kuigi sellest ei räägita, et umbes, et disainer peab täna olema mingisugune ala ükssarvik, kes oskab projekti juhtida, suhelda, kõike teha, aga noh, tundub, et sind sellisest väga kiires digikoostöö maailmas ei jää vist ellu. Jaa, ma ikkagi arvan ka sama, et mul on eriti nüüd AI tulekuga, et mul on ka väga raske näha, et ikkagi, et sa oled siuke nagu väga kitsas asjas nagu spetsialist, et ja nagu ma ise ka rõhutan, et mulle endale ka nagu tundub, et mida rohkem oskusi sul on tegelikult, eks ju, mida laiem silmaring sul on, seda tegelikult sul endal on esiteks põnevam ja sa saad nagu ägedamate projektidega päeva lõpuks nagu tegeleda, sest sul on nagu printsipiaalselt sul on tegelikult nagu võimekused ja mõtlemine ükskõik millises olukorda ennast sobituda. Just. Et ei tasu nagu kitsalt kinni olla. Ja nagu kus mul oligi, eelmine aasta oli ka üks klient tuli põhimõtteliselt UX, noh sellist UX toe teenust nagu küsima, aga ta tõi nagu just välja, et Andres, et ma vaatasin, et te viite ka ettevõttel läbi strateegiapäevi ja me vaatame, et kes teil on mingi testimoniaid kirjutanud, et noh, tegelikult on nii äge, et see, mida me just tegema hakkame, see ongi meil strateegiline probleem eelkõige või strateegia elluviimise nagu asi, mitte nii väga nagu disainimise pärast. Ja, just. Et see oli nagu päris siuke, noh, okei. Aga noh, meie jaoks on lihtsalt töötubade fassiliteerimine protsessid lõpuks kvaliteet. Jaa, aga täpselt, et see ongi see, et mida rohkem aeg edasi liigub, et siis sa, noh, tulevadki muud oskused, eks ju juurde, et sul tekibki see, mingi hetk kindlasti igaüks hakkab meist ju küsima, et oota, et üks asi on nagu see disainimine, aga mis need äriprotsessid on, et noh, mina näiteks arvan, et alguses ei pea nagu mõtlema nagu nii keeruliste tasandite peale, aga sa mingi hetk jõuad lihtsalt sinna. Aga see on hea nagu märk sulle endale, et kui sa mingi päev leiad ennast sügavalt mõtlemas, et et kuidas nagu need äriprotsessid sinna, et miks kogu aeg nagu juhataja ütleb, et me peame seda tegema, et siis sa oled nagu uuele kihile nii-öelda ikkagi nagu arenenud. Ja siin käisin ühel koolitusel ka eelmine nädal, kus siis ka kogenud disainijuht ütles, et rääkisid nagu disaini mõjust ja kui sa räägid ikka juhtkondade või tegevjuhtide tasandil või ka finantsjuhi tasandil, siis disaini mõju taga on lõpuks ikkagi raha ja kasum ja kulude kokkuhoid ja efektiivsus. Ja sinna tasandile ei jõua, siis sellest ilusate kastikaste joonistamist ei ole väga palju abi. Just. Okei. Aitäh kuulamast. Saates oli siis Andres Kosti Futuristist ning koos minuga toote teenuse disainer ja mentor Helen Minardžik ja uute saadeteni. Nägemist. Aitäh, nägemist. Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!